No nii, ja nüüd võtame tagaaia käsile. Mis siis siin kasvavad praegu? Metsikud maasikad, metsmaasikad. Aga nad natuke kiratsevad, ma ei tea, panin meile väetist, vist oli liiga vara. Sai vist liiga rammus. Hakkasid kiratsema, nüüd koguvad uuesti hoogu. Nii. See on mul siis see maja külg siin. Begooniad kosuvad jälle liiga palju. Ja siin on siis mu kasumaja ja välisahver. Ma kutsun seda nüüd välisahvriks. Vana lagunes ära ühe tormiga. See oli plastmassist oli laiali lihtsalt ühel hommikul ja kogu lugu. Nii et nüüd on mul uus välisahver puidust ja riiulitega. Isegi iseenesest parem. Iga halb asi on hea millekski. Vot nii. See on siis tagaaed nüüd. Võtan siis nüüd siit käsile selle ringi. Ja see hakkab juba ka õitsema, esimesed õied. Mul hakkab juba nii täis saama, et tulevad aga kastid järjest rohkem siia endale lähemale, nii et need sinised on valgustid. Need põlevad öösel. Või kui pimedaks läheb. Eile õhtul hakkas sadama. Šašlõki sussitasin ära eile õhtul, aga läbi kerge vihma. Õnneks, kui šašlõki oli vaja küpsetada, sadas kergelt ainult. Kollane roos on juba esimest korda ära õitsenud peaaegu. Aga lõket teha ei saanud. Praegu on siis 24 kraadi. Eile oli 34 kraadi. Hästi lämbe oli. Audus nagu väikese vihmaga äikest ei olnud. Nii. Ja siin on siis see aianurk mul. Ja mulle meeldivad poisid. Tõin ühe poisi endale tänavast, ostsin juurde. Mulle ei meeldi, tüdrukut ei meeldi kui suhelda, aga poisid meeldivad, kui nad aias on mul. Võt selline värk on. Lipuvarda või see pesukuivatusresti alus läks ka katki, selle pidin ka uue tellima, nüüd on see ka ära parandatud. Nii et sellega on siis nii palju siis praegu õitsvatest lilledest ega siin suurt. No hakkavad veel, need begooniad ei ole veel õitsema hakanudki. Ja siin on see üks elulõng. Siin on see üks elulõng. Pidi väga haruldane olema. Ja siin on üks teine elulõng, punane õitseb praegu. Võt nii, liilia, valged liiliad hakkavad siin ka õitsema. Ja puda, las ta siin mulistab mulle. Võt niimoodi. Ring peale tehtud.